No, üks suurem probleem on kindlasti Tallinna suurusel linnal on see spektri erinevad värvid, et ühelt poolt on meil väga kirkaid toone ja teiselt poolt siis natukene selliseid tagasihoidlikumaid toone, et ja selles maastikus või selles värviruumis leida see õige toon üles, mis kõigi jaoks sobib, on kindlasti suur väljakutse. Et me oleme tegelikult aastaid proovinud leida seda õiget tooni ja püüdnud siis ühtemoodi või ühtlaselt käsitleda kõiki asutusi. Aga kui me räägime innovatsioonist, siis see kindlasti selline lähenemine kõige mõistlikum või siis edutoovam ei ole. Et selles osas oleme muutnud oma suunda, et oleme keeranud näo või siis abikäe andnud nendele asutustele, kellel on soovi siis rohkem lennata või kirkumaid toone värvida ja püüdnud neile abiks olla. No, ma isegi laiendaks, et neid ideid ei tule täna ainult ülikooli poolt, vaid tuleb ka lapsevanemalt, lapselt, vahel parimal juhul ka ametnikult. Aga ma näen just seda, et ülikooli roll on minu meelest väga suur selle idee valideerimisel, et kas see idee praktikas võiks töötada, et kas õppetöös võiks olla sellest kasu õpilasele või ka õpetajale. Et no ma eelkõige arvan, võib-olla see kõlab natuke lihtsameelselt, aga ma väga loodan, et need koolituse läbinud õpetajad peavad ühel hetkel või siis pärast koolitust tegelikult seda STEM-õpet nagu loomulikuks osaks. Niisamuti nagu täna me õpetame ja me ei vaidle selle üle, et on vaja 2+2 selgeks saada või on vaja välted eesti keelest selgeks saada, et niisamuti tegelikult see STEM-õpe muutub loomulikuks osaks ja saades siis selle koolituse eeldatavasti õpetajad oskavad ka seda igapäevaselt ja loomulikult kasutada seda õppemetoodikat. Raske öelda seda, et kuidas me nagu hindame, kas innovatsioon on nagu asja ette läinud või mitte, sest täna me oleme ka enda jaoks sõnastanud selle nii, et meie jaoks ei ole oluline võib-olla see, et kõik Tallinna 60 kooli või 127 lasteaeda mingit metoodikat või õppeviisi rakendaksid, vaid meie jaoks on tegelikult oluline, et on just nimelt seda erisust. Ja seetõttu ma ei saa otse vastata küsimusele, et kas kõik peavad ilmtingimata mingit lahendust kasutama. Aga mina ütleks tegelikult nõnda, et kui õppeviis õpetajatele sobib ja lastel muutub seetõttu õppimine huvitavamaks või põnevamaks, et siis minu hinnangul tegelikult võibki juba seda nimetada hästi toimivaks lahenduseks. Ma näen väga selget sellist, see idee ei ole iseenesest uus, ja eks seda on ju ka tehtud, aga minu meelest on siin arenguruumi ja sellist potentsiaali on just üliõpilaste siis praktikas, praktikumidest siis lasteaedades, et ma näen seda, et see mõjub tegelikult väga positiivselt mõlemale poolele, et lasteaiad tegelikult hindavad väga noort ja entusiastlikku õpetajat, isegi kui see võib-olla esmapilgul välja ei paista, et siis tegelikult läbi nende noorte ja entusiastlike tudengite sageli me seda innovatsiooni ju lasteaeda või kooli ka viime, ja teisest küljest ma näen seda, et ka nendel noortel tudengitel on hea võimalus hinnata seda, et see
teoreetiline teadmine, mis siis saadakse ülikoolist, et kuidas see tegelikult praktikas välja näeb. Et ka ametnikuna puutun väga palju kokku sellega, et võib tekkida hea mõte, aga kui õpetajad või õpilased seda omaks ei võta, et siis see mõttel väga suurt väärtust ei ole.